vist vaja, kui paotada klaasist ust ja tuuleiilime vahel, et sädemest tuli tuha alt puhuda hõõgumat tuleks. Ehk ometi selles me tuhaks ei põleks. Algusest alates. Algusest alates minnes kuhugi teame, kauguses päevatee vaip saadab meid hetkedes heades. Kaasas päevade kergus kerime justkui ühte homsesse minevat hoogu, hoiame selles kokku, vaatame savale poole. Aastaaegade värvid mustriteks kootakse kokku. Heledat kuldset niiti aastarõngaste vahelt ümber sai iga ühele, et kerida kokku me lugu tänasest homsesse minnes. Üle me aastate helguse tuleme jällegi kokku. Lugupeetud daamid ja härrad, armsad raadioklassika kuulajad, kell on 10.05, on neljapäev 12. september ning algab taas raadioklassika armastatud saade Kõik on üks. Mina olen saatejuht Kaisa Ling ja olen täna siin selleks, et jällegi koos teiega küsida lõplikult, mida küll tähendab see Kõik on üks. Ja selleks, et me sellest fraasist ükskord lõplikult definitiivselt aru saaksime, olen palunud siia saatesse oma stuudiosse eksperte. Ja palumegi siia praegu minu esimese külalise, oleme siia Tripodi juht Maria Veltmann. We've come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Tere tulemast, Maria, minu saatesse ja hakkame ikkagi nüüd otsast peale. Mina kui inimene tänavalt tahaksin küsida, mis siin nüüd hakkab saama? Meil on siin täna sünnipäevapidu. Me peame siin oma 30. juubelit. Eelkõige on see pidu. Aitäh, et te tulite meile külla. Tihtipeale peame me seletama, mida see tähendab, see fraas Kõik on üks. Mida te sellega siis nüüd õigupoolest mõtlete? Ega seda ei olegi nii lihtne ühe lausega sulle siin 2 minutiga selgitada ja selleks me olemegi tegelikult võtnud terve päeva. Hoolega valitud külalised, muuseas, kas te olete märganud, et kõik meie külalised täna on teadlased, nad on kõik doktorikraadiga, et nad kõik tulevadki oma valdkonna üleste metatasandi teadmiste ja kogemustega ja aitavadki avada seda teemat, kuidas siis teatud mõttes kõik ongi üks. Mida täna siin võiks tekkida? Milline teadmine võiks õhtu lõpuks siit kooruda? Võib-olla see ei olegi teadmine, võib-olla see on tunne. Et võib-olla see on see tunne, et mingisugused aha-elamused, mingisugused kogemused, millegi ühendamised on need, mis siit on võimalik õhtul kaasa viia. Kes on need inimesed, kes sellest teadmisest või tundest kõige rohkem kasu peaksid hakkama saama? Ma usun, et kasu saab igaüks, sellepärast, et targemaks saamine on tohutu kasu elus. Võib-olla kõige olulisem kasu elus, mida üks inimene üldse võib saada. Ja kuidas, lihtsalt füüsiliselt, kuidas jõuab see tunne siit saalist välja? Tõuseb püsti 2 jalal, läheb õhtul koju ja homme tööle. Väga naljakas, aga ikkagi ma tahaksin teada. Selleks, et seda teada, tuleb tegelikult meiega see päev veeta. Aha, selge. Millised arengud maailmas praegu on viinud Tripodi sellise küsimuseni?
No, me tegeleme üha rohkem ikkagi sellise tasandi küsimustega, kus üha väiksemast tükist üha sügavamalt kaevamine ja uute võimaluste otsimine ei vii meid eriti kaugele edasi. Et pigem on see, et meil tuleb vaadata natuke kaugemalt, vaadata natuke laiemalt, vaadata natuke üldisemalt ja läbi selle me leiame siis nii-öelda siiski laiemaid arusaamu, mis aitavad meil nii-öelda minna edasi sealt, kust tõepoolest sellega, mis meid siia tõi, edasi minna ei saa. Kas meiega saab kõik ikkagi lõpuks korda? Absoluutselt, absoluutselt. Lõpuks läheb kõik hästi. Kui veel ei ole hästi, järelikult ei ole lõpp veel käes. Sellega tundub, et minu küsimused on ammetavalt vastandatud ja hakkaksimegi nüüd lõpetama seda tänast Kõik on üks raadiosaadet. Nii et mina olin teiega saatejuht Kaisa Ling, minu külaline Maria Veltman. Aitäh teile selle vestluse eest. Suur tänu. Tere hommikust kõigile ja aitäh tulemast. See, mida te nägite, on osa sellest, mida me teile täna ei lubanud, aga millega me ka 30 aastat oleme tegelenud ja see on selle medali teine külg. Mitte ainult see, et teatud mõttes kõik on üks, vaid teistpidi vaadates on minuga koos täna laval Kaisa Ling, kelle puhul me saame öelda, et on suurepärane näide sellest, kuidas ühes on kõik. Ja Kaisat näete te täna väga erinevates rollides ja tegelikult oli see esimene tema tänastest rollidest, mida te just nägite. Kui me eile seda saali siin üles panime, siis 30-aastased kolleegid küsisid minu käest, et mis tunne on 30 aastat sama tööd teha. Võttis alguses natuke mõtlema, aga mis on võib-olla olnud kõige olulisem ja põnevam osa sellest, on tegelikult olnud need teekaaslased. Need olete olnud teie. Et see 30 aastat on andnud suurepärase võimaluse enamikega teist isiklikult tuttavaks saada. Paljudega teist oleme me nende aastate jooksul saanud ka headeks sõpradeks. See on väga oluline, see on väga oluline kaasaend olnud sellel teekonnal ja tõepoolest ma loodan, et sellest on ka teil olnud palju võita. Miks me täna siin kokku saame ja mitte mõnes teises kohas, on ka selles mõttes märkimisväärne, et kui Tripod asutati 30 aastat tagasi, siis tegelikult on Tripod välja kasvanud Tartu Ülikooli psühholoogia osakonnast. Ja ettevõtte asutajate hulka kuulusid sellised härrasmehed nagu Aleksander Pulver ja Jüri Allik. Ja mul on hea meel praegu. Jüri ma nägin hommikul, aga kas te olete mõlemad siin? Igal juhul praegu on see koht, kus me siis leppisime kokku, et tulete korraks lavale. Jüri Allik. Tere hommikust. Ja Aleksander Pulver. Mis tunne on 30 aastat hiljem? Hea tunne. Väga hea tunne. Kas see oli see, kuidas sa seda kõike ette kujutasid, et kunagi hakkab minema? Ma üldse ei kujutanud ette noore inimesena, või suhteliselt noore inimesena mõelda seda, et kas sa oled 10 aastat hiljem ja keegi aega ei olnud selle peale mõelda. Nii. Millest te mõtlesite? Kuule ikka põhiliselt oma asjadest, nii et... Ja nüüd see siin 30 aastat nad ülikoolis tegid niisuguse väga inetu asja, nad andsid mulle medali selle eest, et ma olen 100 semestrit Tartu Ülikoolis olnud. Saisa, mis tunne sinul oli? Kas kõik on läinud nii, nagu sa arvasid, et kunagi minema hakkab? Kindlasti mitte, sellepärast, et ega ju prohvetina ei saa eksisteerida, tol ajal vist ei olnud ka midagi muud kui seda, et teha midagi psühholoogias sellist, mis oleks
meie kompetentside väljund. Väljund oli siis sellise aktsiaseltsi loomine ja me mõlemad lahkusime sealt eetilistel põhimõtetel, et muidu tekkis tunne, et me kandime ülikooli kuhugi ettevõtlusesse. Aga mul on tunne, et see on kuidagi teistmoodi asi. 30 aastat hiljem, ma ei tea, kas Dumas kirjutas sellist romaani, aga ma pigem ütleksin, et kõik ühe eest, üks kõigi eest on enam-vähem seesama, mis on siin. Ja see on muidugi märkimisväärne, mida Maria on teinud. Ja ma nägin siin ka Vahurit, kes oli siis meil vahepeal ka selle sama asja eesotsas. Et tõepoolest võimas tunne, et oled väga tubli ja nagu ikka, psühholoogia vist omab sellist potentsiaali, et teha midagi, mis on imeline. Aga suur aitäh teile ja igal juhul tahaksime me teile ka mälestuseks kaasa anda tänasest päevast väikesed meened ja ma igal juhul loodan, et seda päeva siin meiega saate te väga nautida. Aga üks hetk, ärge veel ära minge, et Eerikal on teile Nii et meie kokkusaamine niisuguses akadeemilisemat laadi keskkonnas ja akadeemilisemat laadi institutsioonis ei ole selles mõttes juhuslik, teatud mõttes ring saab alati täis ja me oleme siin tagasi. Kuna see on tegelikult ka täna meie sünnipäevapidu, siis ei ole me teinud niisugust, ma ei loe vahetekste maha kusagilt, meil ongi pidulik, aga vaba on see olemine. Ja me oleme ka leppinud kokku, et me oleme kohal täna siin. Mis tähendab ka seda, et meil ei ole küsimuste küsimiseks täna ühtegi rakendust. Te ei ava oma telefone, et kõigepealt vastata mõnele küsimusele ja siis vaadata üle sisse tulnud meilid. Et muidu on nagu selles Lehte Hainsalu heas luuletuses, kui ma ükskord, et kuidas kõik kogemata läheb nii-öelda valele poole. Et ma ei läinud tänavale, läksin ainult väravale. Koerani ma läksin veel, ma ei käinud sõiduteel ja lugu lõpeb sellega, et koju tulin miilitsaga. Et täna on meil hoopis teistsugune lugu, et täna on meil selline päev, kus me palume, et oma telefonid võimalusel paneksite ära lennurežiimi. Kui meil on küsimusi, kui meil tekib dialoogi ja mõttevahetus, siis meil on saalis 2 meie meeskonna inimest, kes siis tulevad mikrofonidega teie juurde ja me saame need küsimused kohe vahetult teie käest ära küsida. Et ühesõnaga, veel kord, suur tänu tulemast kõigile. Ja me liigume edasi esimese esinejaga.